Tere, hea kuulaja ja vaataja, tere Reelika ka. Tere ka minu poolt. 157 episood sarjast Juhtimine juhtimiseta podcast. Ja tervitame sind, kui sa oled meid leidnud ka YouTube'is üles ja, ja Spotify's me oleme olnud juba rohkem kui 4 hooaega ja YouTube'is siis nüüd esimest hooaega. Aga mis on tänane teema? Millest sa tahad täna rääkida, Reelika? Selline kohe väljakutse mulle. Ma ütlen. No me sinuga purgetasime erinevaid teemasid ja mina tõin lauale sellise sõna nagu võimukaugus, mis oli sinu jaoks ka selline mitte nii tavapärane, et kuigi me võime aimata, mis see tähendab, on ju, siis ma usun, et sa jõudsid vist natukene rohkem ka enda sees seda teemat vaagida, et arutaks siis seda, mis see on, kuidas ta teadvustada, mis kasu see võiks luua sellest teadmine nii-öelda enda ja siis ka võib-olla juhtimisse. Et võib-olla selline sissejuhatus ka pisikene siia juurde. No aga võtame, aga miks see teema su jaoks kuidagi oluliseks sai? Ausalt öeldes me siin teeme ühte sellist arenguprogrammi, on ju, ja sealt selle raames oli siis täna hommikul ka väike webinar ja see teema tuli lauale, kus me siis rääkisime sellest, et miks juhtub vahel nii, et sa teed koosolekut ja inimesed vaikivad kohtades, kus oleks vaja tegelikult nagu nii-öelda head dialoogi, on ju, ja siis selle võimukauguse mõte ja mõiste sealt sisse nagu nii-öelda sai. Aga loomulikult sain ma seda enda sees ja võib-olla siin nädala jooksul ka laiemalt vaadelda ja märgata, on ju. Ja enda jaoks siis parimaid valikuid teha, et kui kauge või kui kõrge või madal see siis võimukaugus täpselt minu jaoks tänasel eluhooajal siis on kõige parim. See mõiste tuleneb ju, mis see härra nimi oli, Hofstede. Tema, ma ei mäleta, 70-ndatel, 80-ndatel või kuskil hiljem sealkandis. Tema siis kirjeldas selle võimudistantsi või sellise mõiste, et oli siis erinevates kultuurides siis see võimukaugus ja maskuliinsus, feminiinsus ja seal oli vist mingeid muid aspekte ka, ma täpselt ei mäleta. Aga jah, võimukaugus oli siis see üks temaatika. No sa tõid väga hea asja välja, et täpselt see praktikas ta väljendubki väga tihti koosolekutel või mingisugustes aruteludes, kus on erineva hierarhia tasemega inimesed koos ja see hierarhia ei pruugi olla üldse ka organisatsiooniline hierarhia, vaid enda peas välja mõeldud, et keegi kuidagi on minust parem, nõrgem ja nii edasi. Ja sellest tekivad siis blokeeringud kaasarääkimisel. Väga selline praktiline teema. Koolitustel ka iga päev näha seda, kuidas osad tulevad kaasa, osad mitte, mõne jaoks see võimukaugus on väga väike, mõne jaoks on väga suur ja eks loomulikult on isikliku, siia võiksime ka veel täna jõuda, et milline see isiklik taust seal on, aga võib-olla enne kui me võimukaugusest räägime, et võib-olla peaks üldsegi lahti mõtestama pisut seda, et mis asi see võim on. Väga hea asi, ma teen ühte asja, et ma palvetan selle nimel küll, et võim mulle pähe ei lööks, on ju. Et võim, ütleme niimoodi, ega ta ei olegi oma olemuselt ju midagi jällegi head ega halba, see on juba läbi nagu väga pikki aastatuhandeid olnud siis selline, kuidas ma ütlen, mõjutamise kuidas ma ütlen, selliseid asju, kui me tahame hallutada justkui endale midagi, on ju. See on üks koht, kuidas mina näen seda võimu või sellist üleolemist võib-olla isegi nimetame nii. Ja see on ülemolemist jah, ja miski tihti meie enda sees on ju kohati ka samad tunnet ja see on hästi inimlik tunne, on ju, et see üleolevus isegi teatud mõttes on ju. See on ka selline võimu üks pool ja teine pool. Kui me räägime võimust kui tervest vaates, siis teada ja tunda, et sa omad kogu nagu nii-öelda võimu enda nagu nii-öelda olemise elu üle. See on ikkagi teadlikkuse tee ja see tähendab seda, et sa oled integreerinud kõik oma olemise siis põhimõtteliselt ühte, et miski ei võimutse sinu üle, isegi sinu viha või sinu, ma ei tea, vimm või kadedus ei võimutse sinu üle, vaid sina tegelikult ikkagi kind of oled selle olukorra nagu nii-öelda üle ja valid, kuidas sa reageerid ja mida sa teed.
kui sa teda koged ja tunned, sest me ei kaota kunagi, ma arvan, vimma või viha enda seest ära. Küsimus on selles, et mida ma sellega siis teen, kui see nii-öelda saab minu sees nii-öelda siis trigerdub või tuleb välja, vaata. Ega sisuliselt sellel hetkel siis juhid iseennast ilma seda, et väljaspool keegi sind juhiks või sinu enda sees, et sul on ka võim või suutlikkus, võim tuleb ju sõnast võime on Eesti seotud, ehk ma olen nagu suutlikkus või ma olen võimeline või ma suudan või saan nagu mõjutada. Just. See, kuidas mina seda nagu nii-öelda siis, kuidas ma ütlen siis, tajun, tunnen ja mida ma sellest, millise loo ma sellest nagu nii-öelda räägin. Jah, ja väga tihti ta ongi seotud ju sellega, ma hakkan praegu mõtlema selle, et võimeline, olema võimeline, saama, suutma, ehk et mul on nagu tunne, et mul ei ole nagu võimu või väge, eesti keeles on see nagu see vägi, see sõna on ju, mida sa kirjeldad. Et mina isegi nimetan seda väeks, aga mul ei ole nagu piisavalt palju seda, et mul on nagu õigus saada või ma olen võimeline midagi muutma või mõjutama siin ümberringi. Ja kui me võtame selle võimu distantsi või võimu kauguse peale, on ju, et siis nagu kaugus sellest, et ma olen võimeline muutma midagi, ma olen võimeline mõjutama väliskeskkonda enda ümber oma sisemise muutuse tulemusena. Et ka see võimu distants või võimekas olemine või võimeline olemine iseendast, et see on ka veel üks nagu lisaaspekt ja mitte lisaaspekt, mulle tundub, et see on isegi nagu selline nagu juurteema selles koguses võimuga suhtluses, kui me jõuame selle autoriteetide teemani, mis on klassikaline võimuga suhtlus, on ju, et see võimeline iseenda sees tulema toime enda mõjutamise ja teiste mõjutamise. Absoluutselt. Mis sinu jaoks või? Selle peale mõelnud niipidi, aga see, hakata mingit sõna defineerima, et seda saab uurida seda juurt, kus ta pärit on, see võib anda hoopis teisi vaatamisi. Kindlasti ja see ongi nagu minu meelest asja ju põnev külg, et me igaüks tajume igat sõna täiesti omamoodi, on ju. ja ma ei tea, ma võin sulle tuua näiteks lilleroos, on ju, sinu jaoks võib see roos tähistada ühte, minu jaoks punane roos näiteks ühte asja, minu jaoks täiesti teist asja, on ju, et sellega, mis sellega assotsieerub päeva lõpuks. Jah, et see roosiga näiteks minule tuleb väga tihti roosiga kõige esimesena pähe üks minu ema sõbranna, kes tänaseks on juba surnud, aga kelle me käisime emaga vaatamas, kus mina olin väike ja tal oli jala peal roos. Ja minu jaoks on see haiglõhn ja kõik see oli kuidagi, ja see jalg nägi niisugune väga imelik välja, et eriti lapse jaoks, et see jala peal olev roos. Ja minu jaoks on see roosi sõna, mul alati tuleb nii roosid nii-öelda siis lillena, aga tuleb ka siis täna on siis Põhja-Eesti regionaalhaige seal koridorides temaga kohtuma minek, kus temal oli roos. Et siis tollel hetkel sai minu jaoks see roos teise tähendusega, roos roosiks, aga et üldse me organisatsioonis me räägime asjadest ja me ei defineeri ära, mida see tähendab, et täna ka, et me hakkame rääkima võimu distantsist või võimu kaugusest, aga mida siis see võim on, mida siis see kaugus üldsegi on. Räägime üldse nendest, selle liitsõna nagu erinevatest osadest, jah. Seepärast mulle meeldibki alati vaadata, kui me räägime mingist erialast, näiteks meditsiin, siis seal on väga selge terminoloogia, sul ei ole võimalik seda ühte või teistpidi mõelda, sest et seal on täpne tähendus nagu nii-öelda ja sa oled selle selgeks õppinud. Ja kui räägitakse sellest, siis saadakse aru ühtselt nendest asjadest, et aga väga paljude muude nagu nii-öelda siis tavapäraste sõnakasutuste taga tõesti sul on nagu point olemas, et tähendused on väga laiad, et ühe jaoks tähendab ühte, teise jaoks teist, kolmanda jaoks üldse kolmandat asja. Mõni jaoks on võim väga nagu nii-öelda ärritav teema, triggereid täis teema, on ju, teise jaoks on see väga loomulik ja ta saab aru selle tõelisest olemusest, on ju, et ja ka mina olen võimu raamatut lugenud, ma olen võimutsemise all kannatanud. Ma olen kõike seda läbi teinud ja see on mind ennast palju nagu nii-öelda seda teemat vaatama pannud ja kindlasti üks minu olemuse osasid ongi see, et ma ei võimutse, et ma näen ennast võimutsemas, siis ma tavapäraselt ikkagi märkan seda ja tõmban ennast tagasi, et mul ei ole vaja võimutseda mitte kellegi üle. Aga see tuleb praegu välja nagu võimu kasutamine kuidagi on nagu võimutsemine sellise negatiivse aspekti kaudu.
No, see tuligi sellest, et seda kõige enam sellega nii-öelda siis seostatakse, see on see kannatuste nii-öelda siis alustala, et kui me saame aru, et meil on nagu inimese olemuses üks koht on kannatamine, on ju. Me seda läbime, kõik inimesed, ma arvan, enamjaolt läbivad kannatamise faasi. Mõned lähevad siit edasi siis sinna sellesse võitluse faasi, on ju. Mõni jääbki sinna kinni, mõni jääb esimesse ja sealt edasi sa liigud siis ikkagi sellisesse teatud mõttes õndsuse faasi, on ju, oma nagu elus ja olemises, on ju. Et see, millega täna võimutsemist väga sageli märgataksegi, ongi see kannatuse loomise koht, on ju, miks ta ka tegelikult ju võib-olla ka siin juhtimises ja kultuuriliselt on oluline võib-olla teadvustada seda võimukauguse teemat ja püüa sealt siis transformeerida miskit uut, on ju. Ma uurisin seda sõna tausta veel ehk, et algne tüvi tuleb siis meie keeleruumist või soome-ugri keeles, siis tuleb nagu uur oli siis algkeelest, kus on siis, ma arvatavasti hääldaksin neid valesti, aga see hästi sarnane hääldus, aga et see tähistas siis nagu jõudu. Ehk et samamoodi see suutlikkus või suutma või saama, aga samal ka jõud. Ehk et jõud ei ole nüüd enam nii väga see, et ma suudan mõjutada, mis on selline võib-olla nagu pehmem aspekt, vaid on ikkagi jõuga seotud. Nii et see, et kuidas me seda sõna oleme, kuidas meie nii-öelda võib-olla ka perekonnaloos või meie hõimus või meie lähikonnas, kuidas see sõna on olnud kasutuses. Ehk et näiteks üks teine sõna, mis mul tuleb meelde, et egoism või ego mõne jaoks on see nagu asi, mida tuleb hävitada, tappa ja kõrvaldada ja teise jaoks on see väga oluline vahend, sellepärast et ego on hinge kodu, on ju. Ja sama on selle võimuga. Ehk et võimukas või väekas. Ja ta tegelikult ei ole ju kuidagi, kui inimene on oma väes või oma jõus, ma arvan, et see on miski, mille poole, ma arvan, me kõik oma hingedena nagu nii-öelda ikkagi liigume, et teada ja tajuda ja tunnetada seda läbinisti, vaata, on ju, sest et väga paljud meist tegelikult arvavad ja usuvad, et neil ei ole jõudu ja väge, on ju, ja nad on ainult siis välistest tingimustest kujundatud, aga ma arvan, et see on meie kõigi elukogemus, kus me alguses olemegi. Me ei saa nagu elu just kujundab meid ja mingil hetkel me saame aru, et okei, et tegelikkuses, mis see veel siis on, kui sul on need sellised elu olemuse küsimused, et miks ma siin olen või mis on see elu mõte, siis paratamatult sa jõuad sellesse kohta, kus kohas sa esitad neid küsimusi ja pärast sa saadki taipad oma tõelist olemist. Aga see on jällegi tundmine sisemiselt, mitte see, et sa siin endale nagu räägid. See on üks osa, mida me teeme, et me enda juttu muudame, et kui me tunneme midagi ja läheme selle looga kaasa või me võtame uue loo ja tajume, et tegelikult mul on kogu vägi ja jõud olemas siin ja praegu, on ju. Aga lõpuks tundmine tuleb sisemiselt, et ma olen piisav, et ma olen väärt ja see on ka kogemus, mida me läbi teeme lihtsalt, on ju, et seda oma väärtust kind of ja piisavust päriselt nagu omada, on ju. Ja, ehk et see võim juba algses tähenduses kontekst on see suutmine ja see oma potentsiaal ja see ei ole hierarhia, on ju, et see on pigem selle potentsiaaliga seotud ja ma arvan, et see on nüüd oluline, mis kandub üles siis organisatsioonidesse või üldse suhtesse võimuga, siis võimupositsioonil olevatel inimestel, kui me võtame siis sellises tänases tähenduses. Ehk et kui mul endal, ma ei näe iseenda sees oma potentsiaali, oma sisemist võimekust või oma sisemist energiat, et kuna ma seda ei näe, siis ma panen ka, kuigi see meil kõiges on olemas, elujõud on meil kõigis olemas, muidu me ei elaks. Ja me nagu sellise projektsioonimehhanismi kaudu paneme selle teisele inimesele justkui. Ja mulle tundub, et seda suurem on see võimudistants või võimuhierarhia nende inimeste vahel, kellel on iseenda väekuse ja iseenda potentsiaali ja sisemise võimekusega kõige vähem kontakti, seda suurem on see seos sellega, et väljaspool on see kuidagi nii-öelda idealiseeritud või mingi oreool on selle võimu ümber pandud. Kuidas sulle tundub? Täiesti peab paika, et ma arvan, sealt hakkab ka pihta, et kui sa selle ühendus soovid luua ja see on sinu jaoks nagu samamoodi väga oluline teema, siis sa selle päeva lõpuks enam ei võimutse, vaid nagu sa ütlesidki, et pigem tekib võimu kaugus ja kõrgus sellest kohast, kui sul ei ole seda ühendust. Sa pead püüdma seda kellegilt saada. Sellepärast, et sulle endal ei ole, on ju. Ja
nii paradoksaalne, kui see ei ole, meie kannatuste põhiline koht ongi see, et me ei taju seda iseenda seest ja me püüame siis väliseid tingimusi ja inimesi ja olukordi mõjutama hakata, muutma hakata, selle asemel, et tulla enda sisse saada see nagu ühendus oma sellise nagu keskmega, nagu sulle meeldib öelda, on ju, ja oma väega ja oma jõuga ja oma võimuga, siis luua siis teistsugust keskkonda enda jaoks. Aga ma ütlen, et see on meil täna, nii palju kui mina olen täna seda õppinud, on see ikkagi kõikide inimeste kogemus, mis me läbi teeme. Ja kes nüüd hakkab siis seda hinge asja nagu nii-öelda õppima ja päriselt soovib aru saada, see siis saab need vastused ja liigub sellele teele, kes mitte. Noh, on ka neid, kes ärkavad lihtsalt üles ja ongi ühel hetkel täitsa teistmoodi, seda ka juhtub. Aga siin ei ole midagi imelikku, et kui sa täna oled kannataja, siis see on põhjusega, sellepärast et selle kaudu sa tegelikult leiad selle seoses. Kui sul on nii valus, et sa enam ei jaksa, siis järgmine faas on, mis hakkad võitlema kõige selle vastu. Siis see võimekus tuleb välja. Võimekus. Et kõik on suurepärane. Ja ma alati ütlen, et kui midagi on ebaõnnestub või midagi väga rasket, lihtsalt ütle aitäh. Aitäh. No nii, aga nüüd võtame siis selle organisatsiooni vaate, et kui me räägime sellest, mida sa tõid välja, et koosolekul näiteks, et osad inimesed ei tule kaasa arutamisega, aga just täpselt oleks seda vaja ja see võimudistants on suur ja julge ja kardan või et mingid uskumused, et ülemus teab asju paremini ja nii edasi. Et minust ei sõltu niikuinii ja mul pole mõtet oma arvamusi siin avaldada ja kõik muud sellised uskumused. Siis kuidas seda hakata nüüd siis oma võimekust ja oma võimu ja oma suutlikkust siis välja tooma ja mis võimalused on nüüd see kolleegil või juhil, kellel iganes siin ümber? Mina vaataks seda võib-olla esiteks sellest kohast, et seda juhi ja nimetame siis oma inimeste distantsi ehk et seda kaugust on ju ja kui see on kõrge ehk et ma tõesti tunnen, et köögis ja tagaruumides käib tohutu palju nagu nii-öelda vestlemine, mida siis laua taha ei räägita ja seal oleks justkui nagu nii-öelda plokk, siis ma hakkaksin nagu nii-öelda mõtlema, et okei, milline see võimukaugus siis täna minu nagu nii-öelda siis ettevõtted on, palju ma ise ennast nagu tagasi hoian ütlemast mingeid asju ja vaikimast nendes kohtades, kus ma tegelikult võiksin midagi nagu öelda või oma arvamust nagu nii-öelda avaldada. Et sa ise oled tegelikult ju alati juhina kõige parem peegel. Et kui sa ise hakkad seda tegema, siis automaatselt sa hakkad ka tegelikult avama suhteid nii-öelda oma siis tiimiliikmetega. Ja mida ma olen näinud palju on seda, et isegi tiimides võib olla väga hea selline, kuidas ma ütlen siis võimukaugus, siuke madal võimukaugus nimetamine. Tegelikult nagu ollakse ka üksteisega väga hästi, saadakse läbi ja räägitakse avatult ja nii edasi, aga nagu nii-öelda juhtkonnaga võib olla see teatav nii-öelda siis kaugus on või kõrge kaugus on. Et see ka ei tähenda, et alati kõik ja igal pool inimesed ei räägi. Aga ja esimene küsimus tuleks endalt, et kuidas ma ise nagu nii-öelda olen, et kui ma istun, ma ei tea, juhtidega laua taga, et kui tihti ma vait jään või kuidas ma nagu üldse oma siis arvamust väljana, et see teine äärmus, kuhu jõutakse, on see, et hakatakse lihtsalt nagu, kuidas ma ütlen, vägivaldselt oma arvamust peale suruma, et ega see ka lahendus ei ole. Vägivald ei ole kohe kindlasti küsimus, aga see julgus ja kindlus seda teha, siis kui sa saad aru, et see on puudu, siis sa hakkad seda looma seda usaldust. Tegelikult see on ju usalduse ja autoriteedi nagu nii-öelda siis tasakaal, millest me räägime. Ja mulle tundub, et siin on ka ootuste aspekt. Ehk kui me ootame oma juhilt sellist päästjat või karistajat, et siis, ja meil on sellised kogemused, et me oleme autoriteetidega kokku puutudes oma elus, olgu see siis mõni õpetaja või treener või isa või et me oleme vanaisa, et me oleme erinevate autoriteetidega oma elus kokku puutudes saanud seda, et ta on kas minu päästja igas olukorras ja tappab kohale prints valgel hobusel või ta on karistaja. Ehk et ta läbi karistuse ja oma selle autoritaarsuse üritab sinust selle parima kätte saada ja suure tõenäosusega nagu ta viib ikkagi tagasi lapsepõlve kogemustesse, esimeste kuude eluaastesse enne kooli, aga ja ka hiljem me kordame neid samu kogemusi ja mõnikord me saame kuskilt õpetajate või treenerite käest selle nagu mingisuguse loo sealt nagu kaasa, et minu suhtumine üldse võimu kui sellisesse, et võimu minust mõjukamal või kellel on rohkem lubatud ja kes saab rohkem, seesama võimeline saamine. Et kes justkui nagu saab rohkem, kuidas minu suhted on sellega kujunenud. Ja siis, kui ma tulen sellesse, ma tea,
30-aastasena kuhugi tööle, siis seesama on minuga kaasas endiselt. Aga tegelikult võib-olla Reelika oma juhina on tõeliselt pooldab seda, et võimu kaugus on väike ja piirideta suhtlust ja nii edasi, aga see Reelika ei puutunud üldse asjasse siin. Sest et sina esindad mitte iseennast tema jaoks, vaid sa esindad rolli, kes on mingi struktuuri hierarhias temast eespool ja kellel on selle tõttu nagu rohkem õigust. On see siis see treener, kes on millegi osas suutlikum, või on see isa, kes on vanem ja nii edasi enne siin olnud ja kellel ongi teadmisi võib-olla rohkem. Et me kanname lihtsalt üle mingisugused eelnevad kogemused inimestega, kellel on olnud võimu lihtsalt sellele uuele situatsioonile. Ja võib-olla ma siia veel paneks sellise lisa juurde, et ise nagu juhina mäletan nagu seda, et on inimesi, kes usuvadki, et nad peavad juhile hästi lähedale nagu tulema. Nad peavad sind kõike justkui informeerima ja sulle kõike nagu nii-öelda rääkima. Et mõnikord nad on nagu sellised, kuidas ma ütlen, väiksed nagu informaatori raadsed nagu nii-öelda vaatega. Sest neil on võib-olla selline uskumus, et ta peab juhile hästi lähedale nii-öelda hoidma, siis ta nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis on safe. Ta on turvaline. Teised on sellised, kes nagu üldse hoiavad eemale, ei räägigi mitte midagi, pigem nagu hästi ettevaatlikud ja kartlikud. Ja kolmandad on hästi naturaalsed, et nende vaikimine ei tähenda kunagi seda, et neil oleks mingi agenda seal taga. Ma ise ka vaatan, kui ma vaikin, siis ma ei vaiki sellepärast, et ma ennast tagasi hoian või ma ei julgeks nagu öelda. Ma pigem vaikin selle koha pealt, kui mul on vaja nagu lisainfot. Ma ei taha vahel otsustada kohe. Sa esitad mulle mingisuguse agenda, mingi kontseptsiooni, ma soovin seda natuke nagu seedida. Ja minu puhul inimene, kes eeldab, et ma jään vait, et ma siis nagu nii-öelda olen nõus või nagu nii-öelda ei ole midagi öelda, on eeldus jällegi. Et sellepärast ma ka nagu ei eelda midagi, ma püüan vaadata inimesi nende käitumise järgi ja siis ma nagu nii-öelda saan aru, kus kohas või mis on need kohad, mis mulle siin nagu ennast nagu esitlevad. Ja jälle ilma hukka mõistuta sa tegelikult suudad seda ilusti nagu ju ka tegelikult ohjata enda jaoks. Jah, et nagu juhina proovida mõista seda, et kust need inimesed on ja üldse seesama see võimu distantsi temaatika üldse, et ma enda jaoks nagu selle teadvustamaks on täiesti teema ja seda on oma lugu. Mis veel sellest teemast sinu jaoks? Jah, see on hea küsimus. Võib-olla võiks veel vaadelda seda turvalist keskkonda, et mis sinu jaoks turvalise keskkonnaga nii-öelda siis seostub, sest see on ka ju üks nüüd siis sellise võimukauguse üks selline koht, et inimesed justkui räägivad, kui keskkond on turvaline. Võib-olla vaataks seda turvalist keskkonda ka, et mis see on sinu tähendus. Sama see seos, et kas see võim on see, kes peab mulle looma selle turvalise keskkonna. Aga turvatunne kujuneb meil ikkagi valdavalt kujuneb suhtes temaga. Et ma ikkagi jõuan kõikides asjades sinna juure juurde tagasi, et me võime lahendada organisatsioonis pinnapealsel tasemel igasuguseid asju, et olge olema koosolekul kaasavamad. Ja loomulikult see juhina ei lähe sinna teraapiatööd tegema, aga et me mõistaksime seda, et nende juured on erinevates kohtades ja kui me toome seda nähtavale, siis me saame seda juhtida, me saame sellega tegeleda. Et turvatunne on valdavalt see, mida me saame kodust oma kaasa ja selline baasturvatunde, baashirmud, kõik need teemad tulevad meile kodust kaasa. Ja sellepärast on minust väga oluline see, et me meeskondades ka, me peame minema väga detailide kõikidesse lapsepõlve lugudesse, aga et me siiski oleme natuke nagu kursis või oma vaba aja tegevustest räägime, milline su lapsepõlv oli, teeme mingisuguseid nagu mänge, mingisuguseid asju oma tiimipäevadel või niisama kuskilt, et okei, käisid nädalavahetusel vanemate juures, kuidas sul on vanematega suhe? Ja see ei pea olema mingi väga sügavale minek, aga lihtsalt toome need teemasid lauda. Ma arvan, et mingis episoodis siin ka 10 episoode tagasi jagasin seda, et kui minul oli eelmises organisatsioonis, siis kui ma töötasin, minu juht oli üks Leedu naisterahvas kindlustuses siis ja kui ma läksin, värbamine oli siin Eestis ja kõik oli juba kokku lepitud ja läksin tööle ja siis mingil hetkel läksin Vilniusesse ka kohtuma sealsete kolleegidega, siis me läksime kahekesi õhtusöögile. Ja
ja see, kuidas tema lähenes, mul oli tol hetkel nagu üllatas, siis ma ei olnud teraapiat õppinud ega midagi. Ja ta küsis mu käest, et kuule, räägi mulle oma lapsepõlvest. Mul nagu, ma ei tea, business meeting siin on ju, et õhtusel küll on ju sill kuskil seal, aga tagantjärgi ma saan aru, et see oli nagu nii tark küsimus tema käest, sest et üks oli see, et tema sai natukene teada seda, et mis on mind selliseks kujundanud, nagu mina olen. Ja mina sain ka enda jaoks nagu läbi mõtestada seda. Ja see ei olnud mingi väga pikk jutt sellest lapsepõlve olukorrast, aga see olid siiski mingisugused detailid, mille peale ma hakkasin mõtlema. Ja, ja kus ma hakkasin ka tänu sellele eristama oma suhtluses temaga seda, et ma ei kannaks üle mingisugused ootused, mis mul lapsepõlves erinevatele rollidele mu elus olnud. Ja et ma ei kannaks üle neid töö kontekstis. Täna ma räägin peaaegu, et igal koolitusel kuidagi tuleb see jutu käigus sisse, aga tollel hetkel ma ei olnud seda kunagi teadvustanud, et see on nagu nii oluline seos. Ja täna eriti, kui on juhtidel on võimalik manageerimistaskeid anda AI-le ja kõikvõimalik AI lahendustele üle, siis see, mis järgib, on see puhas inimlik kontakt. Millised kogemused on, millised emotsioonid ma olen sellest kogemusest saanud, millised järeldused ma olen sellest teinud, millised uskumused on selle pealt kujunenud, sest et uskumuste pealt kujuneb üldsegi see, mida asju ma väärtustan oma elus, kui me räägime organisatsiooni väärtustest ja kõigest muust. Et me võtaksime aega nendel üks-ühele vestlustel või mingisugustes muudes formaatides selle jaoks, et natuke uurida seda, milline see lugu on. Ja ka siis see, et okei, kui keegi seda küsib, kas ma julgen seda jagada, kas ma julgen jagada seda, mis on minu kogemus. Et minu kogemus on ikka minu kogemus, et siin jagasin ka mõni episood tagasi, et kui ma oma raamatut kirjutasin, et mul oli hirm, kui see välja tuli, raamat, et oota, aga võib-olla ma kirjutasin midagi valesti. Ja siis keegi ütles mulle väga hästi, aga see oli sinu kogemus nendes situatsioonides, millest sa kirjutad. See tähendab seda, et teistel peab olema täpselt sama kogemus, aga teistel on võib-olla kuskil mujal sarnaseid kogemusi ja sealt saab nagu õppida, kaasa mõelda, midagi teemaks võtta kuskil. Nii et me tooksime rohkem sisse seda oma sügavamat lugu, kui ainult see, et ma töötasin seal töökohas ja tegin seda ja nüüd CV on selline. Tegelikult jõuamegi minu jaoks selle võimu kauguse ja ma kohe haaran siit teemast kinni. Võimu kauguse siis juurde minu meelest selle kõige siis kõrgemas vaates on see, et me ei peaks omama nii lähedasi suhteid oma siis töökaaslastega, oma nii-öelda siis töötajatega, sellepärast et siit tekib see niisugune liiga sõbralikkus, mis ei toeta ettevõtteid. Et kuidas siin teha see shift enda sees, et mõistes, et see on see üks äärmus ja okei, see võib-olla, et absoluutselt on väga madal see võimu kaugus, et seal võib juhtuda seda nii-öelda väga sõbralikkust ja võib-olla ei fokusseerita, et kuidas seda enda sees shift ida, et näha seda uut moodi üldse. Ma soovitan välja otsida siin, kes meid kuulab. Ma ei tõesti mäleta mitmenda loo ajal, me rääkisime juhtimisstiilidest, võib-olla kas teise loo ajal või kuskil seal ehk, et ja seal sai ka räägitud sellest, et kõige suurem austus, vastastikune austus tekib sellest, kui juht oskab oskuslikult kasutada kõiki juhtimisstiile. Ka neid, mis on väga sellised lähedased, kaasavad, inimlikud, demokraatlikud, aga ka neid, kus ta on väga konkreetne, ütleb, nüüd on niimoodi. Et sellesama oma sellele Leedu raamile viidates, kui vaja, olite väga pehmed ja väga huvitatud sellest, mis inimese elus päriselt toimub ja mitte lihtsalt sellepärast, et on õppinud kuskil juhtimiskoolitusel, vaid teda päriselt huvitas inimene. Ehk et minu arust on juhi kõige suurem nagu kvaliteedimärk on see, kui teda päriselt inimene huvitab, mitte teda ei huvita juhtimistehnikute tegemine, mida inimestega tuleb teha. Ja kui oli vaja, ta oli väga konkreetne. Nüüd on selline asi, nüüd on vaja see ära teha, kogu lugu siin ei ole mitte mingit nagu arutamisvõimalust, on see, mida ma ootan. Palun homme 10 olgu see asi tehtud. Ja siin ei ole muud varianti. Et väga tugevad käsud, reeglid, aga samal ajal ma olen teises olukorras ka väga inimene ja sealt tekib see vastamise, et ma saan kõikides olukorras hakkama. Erinevad inimesed erinevatel päevadel, erinevatel juhtimisülesannetel, erinevatel tööl esindega ettevõttes ülesannetes vajavad erinevat tüüpi juhtimiskäekirja ja mitte siis sellest formaalse juhi käest, vaid üldse oma lähedal olevate inimeste käest, et keegi ütleks sulle, et kuule,
kuulge, mis me siin nüüd alame siin kohvinurgas, et lähme teeme tööd. See ei ole juht, kes seda ütleb, et võib-olla mõni muu on. Ja järgmisel hetkel sa võid temaga koos seal jälle nagu kurta. Ja võib-olla mina veel lisaks sinu sellele vaatele selle juurde, et kindlasti seda kuulata ja võib-olla vaadata seda, et ma arvan, et me ikkagi oleme olnud selles tasandis, kus inimesed läksid juhi juurde, on ju. Aga mina ikkagi täna järjest enam näen seda, et me läheme ise nagu juhina oma inimeste juurde ja see annab tohutu nagu nii-öelda muutuse tegelikult ka potentsiaalis. See on valik, see on võimalus, keegi surub seda peale. Loomulikult on seal, kuidas ma ütlen siis, kultuurilised ja aegade pikku kogenud nagu kogutud nagu uskumused või vaated, kuidas üks juhtimine peaks välja nagu nii-öelda nägema. Aga sellepärast ettevõtted minu meelest platoona seisavadki kohati või siis teevad neid samme hästi pisikesed, sest nad ei ole valmis nagu nii-öelda vaatama asja uuest tasandist ja tegelikult nagu nii-öelda võtma vastu nagu nii-öelda uusi vaateid, mis vabastavad rohkem ja ma saan jumala hästi aru, kui me nagu mingis kohas oleme hästi piiritletud ja hästi nagu nii-öelda kindel, üks inimene võtab otsa ja seda on vaja ja jumala okei. Aga kriisiolukorras väga vajalik, seal ei ole midagi arutada, mis te arvate, kas me julgeme minna tulekahju kustutama või mitte. Absoluutselt, jah. Ja kõik asjad nagu nii-öelda siis on sellised hästi nagu strikt, on ju. Palun väga, aga ma kujutan ette, et kui ma teeksin 20 aastat sellist ettevõtet, no mul vist saaks siis ma saangi aru, miks ettevõtlus muutub nagu igavaks ja jamaks ja probleemide nagu nii-öelda lahendamiseks, seepärast, et kui sa teadlikkust ei avarda, siis sa tegeledki välisest tulenevate nagu nii-öelda väljakutsetega ja püüab neid probleeme lahendada. Kuigi su vaade võiks olla see, et kuidas tõsta teadlikkust, mis me saame nagu nii-öelda, millise uue tasandi me saame nagu nii-öelda oma ettevõttes võtta, kas või kultuuriliselt, kas või nagu nii-öelda juhtimiselt. Et siis päriselt nagu nii-öelda kogeda uut moodi õppida, sellepärast, et selleks me siin ju oleme, on ju, tegelikult kogeda ja õppida, et mitte fikseerida ära, et ma tegin ühe süsteemi ja ma ei tea, 30 aastat tagasi juhtimisõpikud õpetasid nii ja nüüd ma hoian sellest süsteemist 10 kinni, on ju. Et minu mõttes on kannatuste tee. Aga kes seda nagu hindab, siis muidugi vaba voli, vaata, on ju. Aga meie asi on tõsta teadlikkust, on ju. Ja, no ma olen näinud ka selliseid juhte, kellel ongi, ütleme, selline väga autokraatne etteütlev käekiri, kus teadlikult juht ehitab seda võimudistantsi väga suurelt ülesse. Loomulikult on seal erinevad põhjused, et ta ei taha mingit oma haavatavust näidata, võib-olla taha mingit oma väga kompetentsust näidata ja nii edasi, ta ehitab seal üles selle võimudistantsi peale, selle hirmu peale ja talle see sobib ja ta koondab enda ümber ka inimesi, kes temaga organisatsiooni siis käivad, kui sellel organisatsioonil tollel hetkel on vaja seda käekirja. Ehk et iga organisatsioon käib nüüd sinu soibi mööda mingit, mis iganes siis on see kasvude ja languste tõttu, on see mingisuguste tsentraliseerimiste, detsentraliseerimiste lainetega. Neid erinevaid lained, mida siis saab nagu käia, mõned juhid sobivad just teatud laineharjale. Ja järgmisel hetkel nad on täiesti ebakohased selles organisatsioonis. Ja siin tulebki nüüd see mängu, mida ma kogu aeg räägin, et tähtajatu tööleping on üks väga vastik leiutis. Sellepärast, et see paneb nagu alateadlikult selle, et ma pean siin olema justkui tähtajatud. Aga samas võib-olla mul ongi mingisugune tugevus. Ma olen väga hea saneerija näiteks. Kui on vaja kokku tõmmata, tsentraliseerida võimu just nagu kuidagi võim võtta kuhugi mingisuguse väiksema klanni kätte, mis on igas organisatsioonis mingil hetkel mõnikord vajalik. Et siis sa oledki selle tugevuse ja käid organisatsioonist organisatsiooni, aga kui sul on tähtajatu tööleping, siis sul tekib seal see, et okei, kui ma pean seda käekirja hoidma siis kogu aeg, aga see ei tööta organisatsioonile kasuks, vaid töötab organisatsioonile vastu. Nii et igal juhul oleks mõistlik kokku leppida, et me oleme siin ajutiselt ja me teeme ka seda podcast ajutiselt. Ma ei tea, võib-olla teeme 10 aastat veel, võib-olla teeme 10 korda veel, võib-olla teeme 3 korda veel või 3 aastat veel, me ei tea. Aga praegu me teeme seda naudinguga ja praegu ma teen seda tööd naudinguga, võib-olla 5 aasta pärast ei tee. Ja meil ei tasu nagu lukku panna, et me peame tegema kindlasti kokku leppinud, et seda oma juhtimiskäekirjaga, et see on see käekiri, mida ma olen ära õppinud 98. aastal ja seda ma teen endiselt aastal 2025 samamoodi. Et jah, aga siis see võimalus on piiratud. Et keegi ei keela sul seda kasutada ja see sobib erinevatesse kohtadesse, kui sa oled võimeline liikuma erinevate kohtade vahel ja saad aru, et see on siis minu tugevus. Aga üldiselt elus ei püsi nagu asjad ühe koha peal. Et tuul ei oleks looduses olemas, kui asjad ühe koha peal peaksid püsima.
Seda küll jah, et ütleme niimoodi, mina ka ütlen, et kõik on pidevas muutumises ja kui me vaatame ka sellised universumi seadused, siis kõik ju vibreerib ja liigub ja muutus on tõesti olemas. Küll aga nüüd need inimesed, kes ei soovi seda teha ja soovivadki tegelikult oma seda asja nagu igale poole, nii oma valmis toodet igale poole nagu nii-öelda pakkuda, see on ka okei, aga nad ei ole vähem väärtuslikud. Lihtsalt mina olen tänaseks aru saanud, et on kasvuvaadet ja on ka muud, et kõik sobivad väga hästi nagu nii-öelda omavahel kokku. Küll aga meie olemus on kasv ja tõenäoliselt meiega siis tegelikult kohtuvadki kliendid, ettevõtted, inimesed, kes tegelikult saavad aru, et neil on nii palju rohkemat ja elu pakub neile nii palju rohkemat. Miks me sellele teele läheme, Ivar? Noh, kui me hästi ausalt vaatame, me tegelikult ju nägime endas seda potentsiaali. Muidu me sinna nagu nii-öelda räägime, kui ma ei näeks, siis ma tõenäoliselt pakuks seda samat produkti lihtsalt kogu aeg nagu nii-öelda edasi, et see on jällegi nagu nii-öelda aitäh kõigele, mis on, et meil nagu nii-öelda see pilt ja visioon on, et mis meid kandma on hakanud. jah, ega me oleme näinud seda oma võimekust ehk et oma seda võimu ja mitte hierarhia kontekstis, vaid oma mõjuvõimu ja oma võimekust jagada midagi. Ma tahaks sellise uhe teema siia sisse tuua, mis on Eesti kontekstis huvitav. Me oleme üldiselt Eesti on sellise madala võimudistantsiga riik, öeldakse, et kus pigem on nagu kõik tunnevad kõiki ja natuke rohkem lähedasem suhtlus. Aga samal ajal on meil seda omajagu olnud seda Nõukogude lähenemist siin 50 aastat, et kus see võimudistants ja vene kultuuriruumis üldse võimudistants on väga, väga tugev. Ja meil on olnud kuidagi siia toonuna see pikalt sees. Ja me oleme kuskil siin selle kahe maailma vahel, sellise põhjamaise ja sellise slaaviliku nagu juhtimiskultuuri nagu sümbioosis siin. Ja seda on nagu Eesti juhtidega nagu näha, et sellist heitlust käib selle üle, et kumb siis nüüd õige on või ma mäletan ka ise, et töötades Omnios, siis üks minu juhtidest juhtis ka tiimis olevatest juhtidest juhtis ka Narva piirkonda. Seal olid hoopis teistsugused käekirjad, aga ta siiski korjas üles ka neid käekirju, mis võib-olla Lääne-Eesti pool toimivad ja põhja pool. Et see kõik on võimalik kokku kombineerida, aga see natuke tekib sellest nagu bipolaarse olukorra, nagu mul eile üks juht ütles, et mõtlesin, et eks see on elu osa, on see, et meil on väikest viisi bipolaarsus või duaalsus kogu aeg asjades sees ja sellised paradigmad on kogu aeg sees ja ma arvan, et see on ka Eesti kultuuriruumis just äge, mis meil on Eestis võimalik õppida, et me saame seda slaavi ja Skandinaavia sellist nagu sümbioosi teha ja inimesena tegelikult või hingena läbi selle oluliselt rohkem kasvada. Muidugi, eksperimenteerida. Mina ütleks ausalt, et kui sa püüad elada sellest õige ja valet asja nagu nii-öelda defineerida, et see on nagu õige või see on vale, väga keerukaks läheb elu, et pigem võiks olla siin see uudishimulikkus, et ikkagi nagu nii-öelda luua nendest, mis on midagi jälle oma nagu nii-öelda näolist, et mina ei usu, et on olemas õigeid valesid asju, on lihtsalt nagu nii-öelda kogemused ja kui sulle mingid asjad ei meeldi, siis sa tegelikult ju saad aru, mis sulle meeldib. Ja jällegi saad neid sealt nii-öelda siis võtta, aga väga sageli inimesed on seal teel, et see ei meeldi, mulle see ei sobi ja nad jäävad hästi kinni sellesse loosse. Kuigi võiks ju tegelikult siit välja keerutada, kuule, mul tegelikult meeldiks nii. See vastanud kogemus lihtsalt näitas mulle, mis mulle meeldis. Ja üks teema veel, mis võimuga, mis mulle praegu pähe tuli, et üks on selline formaalne võim, et siis ametikoht ja hierarhiaga seotud, aga teine on ka selline karisma. Ehk et karismaatilistel inimestel on ka kuidagi võimet olla meie üle, omada mingisugust võimu, ilma et nad ise tahaksid seda teha. Make sense. Ja kuidas arendada endas karismat? Saab seda üldse arendada? Ma arvan, et kõike saab. Ma arvan ka, jah. Ma arvan, et pikka aega ei saa. Ma arvan, et kõike kvaliteete saab, et kui sa vaatad karismat, kuidas mina täna olen nagu nii-öelda saanud sellest nagu nii-öelda asjast enda sees aru. Sa vaatad karismat, sa saad aru, mis asi see nagu nii-öelda on. Ja nüüd, kui sa tahad olla ise see karismaatiline inimene, siis sa hakkad sellest läbi nende kogemuste, mis sul peale tee peal nagu tulevad. Iga see kogemus päeva lõpuks kujundab sinu karisma.
et see on olnud lihtsalt minu jaoks sihuke huvitav vaade, et kui sa tunned, et sul ei ole karismat, siis vastand küsimus on sellele, okei, aga mis on minu karisma, vaata, jällegi elud viskab sulle kohe nii-öelda kogemused, olukorrad, sündmused, mille läbi sa karisma tegelikult avardud. Me võtame neid väga sageli, et need on mingid katsumused, väljakutsed, aga täpselt seesama elu kogemus, mis sul oli või see raske lapsepõlve lugu, mis sul oli, tegelikult lõi sinu karisma. et kui sa nagu tagasi hakkad vaatama, siis kui mina olen saanud oma tooli pealt täna tagasi vaadata kõik olukorrad ja ümber mõtestada, siis ma nagu nägin, kui palju nad mind tegelikult täna on toetanud selleks, kes ma olen, kus minu karisma näiteks on kujunenud, minu mõistmine, või see energia, mis ma toon. Ja kui me sellest karismast räägime, et selle karisma, mis see karisma on, et see oli nagu isiksuse mõju, et minu meelest ongi juhi kõige olulisem tööriist ongi tema isiksus. Ehk et mitte nii nagu, et juhtimistööriistad või kõik muu säärane. Et see on tema isiksus ja mitte need seadused, kombed, ratsionaalsed reeglid, vaid just see, milline on tema isiksus ja kas ta on minu jaoks üldsegi inspireeriv. Ja ka kolleeg üldse, et mitte ainult juht ei peaks olema. Kuidas sa seda näed? Jah, nagu autentsuse puhulgi tegelikult tuleb ju ikkagi kõne alla see olemus, kes sa nagu nii-öelda oled, aga ma arvan, et head isiksused on ikkagi meie enda poolt kujundatud. Et nagu ma olen seda juba täna vist paar korda öelnud, et kõigepealt justkui kujuneb meie isiksus välja tänu meie eluoludele, sündmustele ja ta võib olla kohati selline kohati kadedust, kohati hirmul, kohati, ma ei tea, konkreetne, otsekohene, nimetame ainult neid erinevaid siis omadusi, aga kui me soovime ikkagi minna sellesse kohta, et ma teadlikult kujundan enda loomuse, siis me vaatame nagu nii-öelda seda üle ja loome endale loomuomadused, mis meid tegelikult meie hingega kõige rohkem samastuvad. No ma toon näiteks näite, et ma püüdsin päris pikalt siia koolitusmaailma sisse tulla, jääda selliseks, kuidas ma ütlen, delikaatseks või konkreetseks või hoida kuidagi. Samas mu olemuses on vabameel või sihuke vabadus, vaata, sihuke nagu lihtsus ja selline, kuidas ma ütlen, kergus oma olemusel. Mulle ei meeldi väga sellised süsteemsed, ma vaatan, kuidas ma käitun, mis on lubatud. Mulle meeldib olla ehe siin ja praegu. Ja ma usaldan, et ma nagu nii-öelda alati olen oma nagu nii-öelda paremas olemises, et mul ei ole vaja nagu põdeda, et ma kuidagi nagu ülevoolavaks muutun või liiga paljuks lähen ja isegi kui ma lähen liiga paljuks, siis on väga tore, sellepärast et juuni pidigi sellel hetkel nagu nii-öelda olema. Et võib-olla selline lisa sinna nagu nii-öelda juurde. Et üks asi on kujunenud iseloom elust, see, mida sina tõid välja, ei ole see koht, sa juhatasid ka tähelepanu sellele, mis on siis tegelikult sinu tõelise olemuse poolt nii-öelda kujundatud siis hinge iseloom. Kas isiksus on kaamerad võiks vadus ära, kohati ära, kes YouTube'is vaatavad, siis ma tulen tagasi. Aga kas isiksus on muutuv asi? Mulle tundub, et väga tihti arvatakse isiksus on nagu muutumatu, et ma olen selline nagu ma olen ja kogu lugu. Mina sellega väga nõus ei ole. See isiksus on väga kergesti, mitte väga kergesti, aga see on muutuv, see on ajas muutuv elus, sest et sa lihtsalt erinevates eluetappides oma elus juba lähtuvalt sellest muutlik. Peab paika, et ta ei ole fikseeritud kohe kindlasti, aga meil on oma nagu nii-öelda hinge olemuse sellised kvaliteedid või küljed, et selle teadvustamine on olnud üks elupõnev tegevus. Ivar meil täna on kaameraga. Ma võitlen. Vahepeal sa oled, vahepeal sa kaod ära. Müstiline. On täna siin elatud Tallinna kesklinnas, vahepeal internetis kaob ära. Ja siis kui internetis saab tagasi, siis otsustab, et kaamera tema mind enam ei näita. Ka juudet ei pea näitama. Võib-olla see on see, et pahalased on mängus, et me nii head infot jagame ja teadlikkust, et püüavad panna nagu plokki. Tahavad seda juttu kuulda, mitte siin räägida. Tahavad väga näita seda, kuidas seda räägida. Õnneks Spotify's või moel kanalites need kuulajad ei pea selle kaamera pealt praegu muretsema. Ta on veel oma YouTube'i kanaliga nii alguses, et ei ole õnneks seal 10 000 kuulajaid, kes muretseb selle. Aga ma arvan, et see on ka üks nagu osa sellest, see, mis siin täna selle kaameraga või internetiga mul toimub,
no kuidas ma tulen toime siis selle kõigega, meil on siin podcast salvestada ja Youtube'is oleme ja siis kaamera ütleb, et aga täna mina enam ei taha töötada nüüd. Internet lõpeb ära ja me siin oleme, et mingil hetkel siis hakanud uuesti salvestama. Et kuidas see nüüd selle võimudistantsiga ja võimuhierarhiaga siin siis võiks puhastada? Täitsa teemasse, asjad juhtuvad alati teemasse ja põhjusega. No võib-olla minu reflektsioon siit on selline, et kui meil on nii kindel olemine, on ju, ja siis kui juhtuvadki isegi äpardused, et sa liigud mööda neist anyways ja ei tunne ennast kuidagi nagu selle pärast halvasti, vaid sa tead, et see kõik toetab nagu nii-öelda asja, ja võib-olla see on ka nagu näide sellises võib-olla ettevõttes ja meeskonnas töötades, et isegi kui lähevad asjad, ma ei tea, mis iganes suunda, siis jäädakse rahulikuks ja minnakse edasi selle koha pealt. Jah, no mulle see programm nüüd ütles, et salvestamise ajal ei saa kaamerat sisse panna, nii et on nagu on, et me praegu siis, mina räägid musta ekraaniga, mina õnneks siin näen ekraani peal liikuda. Aga täpselt see. Tere tagasi! Kaamera tööle. aga täpselt, ongi see point ja ma täitsa meelega ei lõika neid asju siit välja, et see on nagu ta on ja me paneme need jupid siia sisse niimoodi nagu on, et et see ongi see, et ma nagu ei pelga olla see, kes ma olen täpselt nagu praegu või asjad, mis juhtuvad ja ma räägin endiselt seda, mis on nagu oluline antud teemas nagu rääkida, aga nüüd on nagu see küsimus ka, et kas ma olen, mitte mina siis, vaid kas üldse, kui mul ka juhina juhtub mingisuguseid asju, et inimesed ju märkavad seda. Noh, kes meid YouTube'is on vaadanud, märkas ikka seda, et keegi tahtis sul selja taga tulla uksest sisse vahepeal on. Ja märkavad seda, et oota, aga siin nüüd vahepeal tundub mingi imelik, et ma kuidagi nagu vaatan YouTube'is ja järsku nagu hüppab niimoodi, et see on ju kokku lõigatud koht. Ehk et mul lihtsalt internet läks vahepeal ära ja kaamera ütles, et pead teist kaamerat kasutama. Ja et sa nagu tood, et sa julged tuua ka nagu tähelepanu sellest, inimesed märkavad seda niikuinii. Ja kui nad seda märkavad, siis on oluline see, et sa tood ise sellele ka tähelepanu, siis see pinge sellest nagu märkamisest nagu lahtub. Ja et ma tunnen, et issand jumal, ma nüüd siin salvestan podcast'i, kõik peab olema nii perfektne ja paigas ja nüüd me peame nullist pihta hakkama. Üldse me ei peaks võib-olla enam siin interneti teel salvestama, peaksime kuhugi ruumi minema salvestama. Kõik sellised mõtted tulid me vahepeal, kui ma selle ruuteriga siin tegelesin. Ja siis ma samal ajal enda sees mõtlesin, aga ma ei pea endast jätma mingisugust kuvandit või mingisugust muljet, vaid vastupidi, ma pean toime tulema nende situatsioonidega, nii nagu elu tuleb, elu juhtub sellisena. Ja mul ei ole mingisugust nagu pelgust iseenda eest, et ma ei tule toime nende asjadega. Ja mul ei ole mingit pelgust sellest, et kui mõni vaatab, et issand jumal, te ei oska üldse podcast'i salvestada, et ostke endale normaalne internet ja parem kaamera. Et siis nii on. Aga et mul ei ole seda nagu kartust, et kas ma olen piisavalt tõsiselt võetav ja võimukas, kui seda sõna kasutada tänases kontekstis. Mina tulen sinuga täiesti kaasa, et see selline tunne, et see minu enda kasv ja minu enda nagu nii-öelda olemine on mulle nagu olulisem kui kellegi arvamused. Ja see annab meile väga palju võimalusi liikuda läbi kõiksugustest nii-öelda siis välistest ja ka sisemistest takistustest, nimetame nii, nähtavatest ja nähtamatutest. See oli väga huvitav sõna siia, ma ei olnudki enne mõelnud, et see on ka selle võimuga nagu seotud võimalus. Ehk et ka. Kõik sama selle ülega, on ju. Ehk et ka see võim on ka ühtepidi ka selline võimaluste loomine. Ja võimalusi ma võin loota, et keegi teine loob, ehk et oma võimu ära anda. Aga ma võin ise enda jaoks võimalusi luua ja neid taas tuua või ümber mõtestada, kui need võimalused ei lähe nii, nagu oli planeeritud. Absoluutselt. Võib-olla siia teema nii-öelda siukse lõpupoole liikudes ma võib-olla toonitaksin seda kohta ka, et kes on nagu sellise sisemise autonoomia ja kuidas ma ütlen siis teemaga täna nagu tegelemas enda sees on ja
siis võib-olla esimene koht, kuhu me oma võimu ära anname, ongi see, kui me kõiksuguste lugudega kaasa läheme ja räägime ja või ei. Need on kõik tegelikult need kohad ja miks öeldaksegi, et see kuulaja positsioon on ju, ongi väga tore, et nagu Mandelagi ju armastas öelda, et ta kuulas, küsis, vaatas, kust perspektiivist midagi nagu vaadeldakse ja rääkis oma nii-öelda siis seda, millele ta nagu kindel on ja see, mis on tema olemus ja tema tõde on. Et see kaasa minemine on tavapäraselt nagu siis energia äraandmine. Ja sa teed seda nagu nii-öelda lihtsalt kogemusest, sest et nii on kogu aeg nagu olnud, vaata, on ju, et sobituda, et olla selles siis grupis sees, aga ma arvan, et ikkagi see meie autonoomia, mis pärast päeva lõpuks ühendab ja loob rohkem selliseid inimesi, kes on autonoomsed oma olemuses ja tajuvad ära oma siis väe ja võimu, on minu meelest küll täna nagu lahendus maailmale ja teadlikkusele üldse, on ju. Et me ei peaks püüdma luua liiga palju neid süsteeme, vaid lihtsalt toetama täna teadvuse avardumist ja olema kasvus. Mis iganes siin juhtub, sa tead, et see on millekski hea. Et see annab selle kindluse tunde, on ju. See, millest ma alustasin, et selle sõna algusest tähendusest, et see võim on võimalused, et mul on võimalusi, mul on võimekust ja see on meil kõigil olemas ja me ei pea seda võimu ära andma ja seda väiksemaks muutub vajadus ennast kuidagi positsioneerida erinevate võimuisikutega, kui me oleme enda sees aru saanud, et meie enda sees on kõik see võim ja võimalused olemas ja saamine ja potentsiaal olemas. Nii et mulle tundub kuidagi see on ilus hetk, kuhu jõuda meie selle jutuajamisega võimu ja võimu distantsi teemal. Ja ma olen täitsa sinuga nõus, et tundub, et endal ka rohkem midagi siin nagu lisada isegi ei ole, et seda on päris ilusa sellise lõpulause sinna juba ära. Ja kui sa meid kuulad ja arvad, et kellelegi võiks meie podcast kasulik olla, siis jaga seda tuttava või lähedasega ja võid kirjutada meile nii erinevates kuulamiskanalites kui ka vaatamiskanalites, et millest sa tahaksid kuulda. Et millest me võiksime rääkida ja sinule päriselt väga korda läheb. Ootame sinu aktiivset kaasalamist. Ja mina ka võib-olla lisaks selle, et iga see like, mida te panete tegelikult, kas meie YouTube'i kanalile või Spotify kanalina aitab meie materjalil tegelikult ikkagi nagu jõuda rohkemateni ja toetab siis seda teadlikkuse avardumist, et selle eest, selle väikse nii-öelda pöidla eest me oleme hästi tänulikud. Ja need ka, kes ühel päeval tänu sellele pöidlale leiavad tee meie podcasti juurde. Aitäh, jah, me kohtume jälle järgmises podcastis 2 nädala pärast. Aitäh ja ilusat olemist. Ciao.